Aiad, taimed ja ajalugu. Taimed on tulnud meie aedades erinevatel aegadel. Meie võime neid jagada näiteks lainetena. Muinasajal, viikingi ajal, hansa ajal toodi palju taimed. Mõisaaeg oli oma aeg, meil oli baltisakslased siin ja tihedad suhted Saksamaaga ja siis tulid väga palju taimed sealt. 1900 sajandi teisel pool oli rahvuslik ärkamise aeg ja ta tõi endaga hoopis teistsugust võimalust, mis varem oli olnud Eesti talupoegadel rajada oma aeda. 1920ndatel ja 30ndatel oli esimene vabaduse aeg ja siis panustati väga palju kodude kaunistamiseks ja oma koju rajamiseks. Nõukogude Liidu ajal oli jälle omaaegsed taimed, siis reisiti Nõukogude Liidu aladel ja sealsetest kohtadest toodi ka taimi. Ja siis peale 1990 on jälle olnud uued võimalused. Hakkame pihta muinasajad ja siin on üks veeteedelt, kui liiguti viikingi aegadel, on näha, kuidas viikingid siis Norjast ja Rootsist liikusid. Siin on näha kollastena ka soome-ugri alad ja siis slaavi alad rohelisena. Seega nendel aladel liiguti ja toodi seemned kaasa, oli väga kerge tuua seemned ja inimesel on kogu aeg olnud üks sisse ehitatud tahtmine seemned katsetada enda juures ja vaatada, et kas nad õnnestuvad ja kas samasugused saadusi ka on võimalik saada. Hiljem oli Hansaliit ja taimed levis siis ennekõike ümber Läänemerd, aga ka kaugemalt, kuna kaupalaevad käisid ka märksa kaugemale ja toodi meile kaupa. Nendega siis ka tulid seemned. Vanast ajast taimed on mitmed sellised, mis tänapäeval on umbrohud, aga algselt nad on ikka olnud kultuurtaimed ja on kasvatatud toidu saamise eesmärgil. Näiteks harilik naat ja suurtakjas. Suurtakjase juuri süüakse siiamaani Aasias. Aedmata röögas on vanataim, mis leiame ka metsistunult, võib-olla teede ääres ja vanad asumiskohad, seal võib kasvata aedmata röögas, et ta püsib ja saab hakkama päris visalt ja päris kaua, kuigi teda enam ei hooldatakse tema eest. Viimase 30 aasta jooksul on siis ikkagi aedmata röögas üha vähem kasutatakse ja võib-olla, et tema saatus ongi siis ka selline nagu kunagi siis hariliku naadi oma või suure takja oma. Harilik sigur on ka muutunud looduslikuks taimeks ja populatsioon on metsistunud. 100 aastat tagasi kasvatati harilikku sigurit väga palju juure saamise eesmärgiks ja seda eksportiti ka Soome näiteks. Eestis oli Peipsi kaldajate külades oli väga palju siguri kasvatamist. Hapukirsipuu ja kriigid on omajuursed ja need võivad olla väga vanad. Et need ei ole ikkagi väga palju sisse toodud kusagilt, et need hapukirsid, mis meil on olemas, nii nende ajalugu läheb ikkagi 500 aastat ja võib-olla isegi 1000 aastat tagasi. Seda ju keegi ei tea. No, see on nii ammusest ajast siia juba tulnud. Leiame ka mõned ploomid, mis on omajuursed ja ilmselt ka vanad.
no mõisa ajal siis rajati iluaiad ja sellel ajal toodi näiteks esimerkiksi pojengid on tulnud Euroopasse Hiinast ja siis saanud suur menu ja levinud täpselt sama nagu ka tulbid. Pojengid kasvavad ka metsikult näiteks Türgi mägedes ja sealsetes kohtades on ka sellised toonud ja ka Koola poolsaarel, neil on Koola pojeng. Siin on Kiltsi lossi pilt, see on ilmselt tehtud 1816 kuni 1819 selle ajavahemikus ja mõlemad poolt on siis näha sissepääsud, vasakpool on sissepääs aeda, lossi aeda, parempoolne viib maja taha, rohkem nagu selline majandushoov, kus oli sissepääs köögi juurde. Mõned aastad hiljem tehtud pilt, siin on juba nüüd tundub, et juba krohvitud, vähemalt valgeks on siin pildi peal tehtud ja aed on meil siis lossist vasakut kätt, on sissepääs aeda, nagu see siiamaani on. 70 aastat hiljem, 1890, on siin köögipoolses otsas, ütleme niimoodi, et siin oli teenijate sissekäik mõisa või lossi ja siin on näha, et isegi siin on siis kivi aed jupike, mis siis takistab inimesi ja loomi sisenemast aeda. Nii, hüppame siis sellest ajast 70 aastat jälle edasi. Ja siin on pilt Kihnust 1959 ehk peale sõda on näha, millises seisus siis meie taluhooned on. Siin aga on väga hästi näha, kuidas on aedadega eraldatud, kus on võimalik koduloomad saab olla ja kus on siis aiamaad. Ja paremat kätt pildil on näha tapuaed. Humalad, mis kasvab meil, on ikka väga vanad, kuna humalad ei ole meie juures aretatud ja humalates maksti makse Rootsi ajal, Rootsi kuningale ja taludes oli kohustuslik kasvatada humalat nimelt selle humala käbi maksude maksmisena. Ja sellepärast meie näeme ka ja leiame väga otralt erinevad vanad humalad vanade talukohtadesse ja vahest on isegi näha neid, tundub nagu metsikus looduses, aga tihti see võib olla hüljatud vana talukoht, et seal on ikkagi mingi maja olnud ja ainult humal on jäänud alles. Sellele pildil on Piibe mõisa juures näha, Piibe veski juures, kuidas mõisatöölised, võib-olla ka väiketalupidajad pesevad lambad veskitammis. Ja talurahval oli väga rasked tööpäevad, kuna päevadel nad pidid üldiselt tegema mõisatööd ja siis õhtupäralt oli siis selle oma toidu tootmise mure. Ja sellepärast ei jäänud aega üle meie talurahval, et tegeleda näiteks aiandusega. Raske tööpäev ja siis oma toidu tootmise töö veel peale seda, tihti õhtuti ja oli ka eelarvamused ja oli ka selge meie ja nemad vahe mõisnikude ja talurahva vahel. Ja ei tahetudki olla samasugused nagu mõisarahvad. Ja see võib olla ka üks selline takistus, et see aiandus ei läinud edasi nii kiiresti talurahvale.
mõisnikud ja saksad käisid Saksamaal ja tõid endaga mõistagi kaasa uued taimed ja uued trendid, mis sealt oli ja muidugi neid ka siis sealt läks levima mõisa ja losside aedadest talurahvale. Nii, siin on nüüd ka, et sakslased ikkagi mõlemad ütlenud midagi. Huppel 1777 ja Schlegel 1820. Mõlemad tulevad enam-vähem sellise tulemusele, et talumehel ikka ei olnud väga palju asja. Puuviljaaeda ei olnud, võib-olla oli mõni metsik õunapuu või kirsipuud. Sellega ikka tähendame ikkagi hapukirsid, mis olid omajuursed. Ja omas aias kasvatati kapsast, kaalikat, kanepit, ube ja põllul naarid. Kõik toiduained, mis säilisid väga hästi keldritest üle talve ja toit oli mõistagi see kõige tähtsam asina. Mõned aastad hiljem siin siis eestlased kasvatasid vaid kapsad, herned, läätsinaarid ja põldupõi, ütleb Schlegel, ja et Setumaal oleks olnud siis juurviljaaaiad, aedade lisaks veel näha kartulit, porgandit, sibulat, rõikad ja kurke. Selle sibula kasvatamisega oli ka sellel ajal küll ikka uus asi veel, 1820. See pilt on talu Pärnu kandist 1790-ndatel ja Brotse raamatus ja minu silmades see näeb ikka väga uue taluna, et kas see on täielik uus talu või siis inimene, kes on selle talu joonistanud, ta ei ole päriselt näinud talusid ja ei tea, milline see taluhoov võis välja näha. Et siin ta on ikka väga lage ja väga suur, et taluhooned on ka üpris suured, mis tähendaks, et siin peaks olema ikka üpris palju loomad. Ja et siin on mitmed asjad selle pildi juures, mis paneb mind mõtlema. No, puid ei ole väga palju, siin on üksikud puid ainult näha. Loomad sellel ajal käis ikka vabalt ringi, neid karjatati, neil oli ligipääs igale poole, kus tara ei olnud ümber ja sinna pääses ligi. Ja see mõistagi tegigi ka olukord selliseks, et neid ikka söödi väga palju, kõik taimi, mis oli. No. Aga no sellise pilti juures minu meelest tasub ikka mõelda, et kuivõrd reaalne see pilt, vaatepilt, mis nüüd siin on joonistatud on. Et Brotse raamatut on ka teised pildid, mis kohe kindlasti tundub olevat sellised, et ei ole äkki see mees ikka näinud täpselt need kohad ise. Näiteks mind paneb mõistama selle pildi juures, et naine on uhmriga siin paremas nurgas väga kaugel nendest hoonetest ja ma tean, et selle uhmär, mis on täis puidust tehtud, on ikka väga raske. Nii et ei ole väga tõenäoline, et seda tööd oleks tehtud nii kaugel hoonetest, kuna uhmär ikka säilitati ikkagi hoone sees ja kui ta viidi välja, siis ikka viidi võib-olla läheduses hoonet, mitte väga kaugele. Nii. Karro Part Jakobson tõi väga palju ärkamise ajal sellest inspiratsiooni kõik meie talupidajatele ja kirjutas ja pidas kõnesid, kus ta rääkis rahvuslikust ärkamisest ja talude päriseks ostmine sai siis suur hoog sellel ajal. Ja ta on ütlenud ka, et päriskoha omanikule on häbiks, kui temal viljapuuaeda ei ole istutatud, sest seesugune aed toob mitte üksi rohket kasu, vaid ka iluks kohale ja rõõmuks peremehele. Ja siin on üks pilt tema enda talust ja köögitrepi juures tema tütred
ja siin on näha siis ka, et taimed, mis palju kasutati, nii on istutatud siin mõlemat poolt treppi ja siiamaani on see väga otstarbekas selliseid taime istutada köögitrepi juures või ukse juures, köögiukse juures, mida väga palju kasutatakse. Siis on väga lühike tee nendeni. Siin pildi peal on ka näha haned ja ma arvan, et siin vasakus nurgas on ka näha kanad. Pilt ei ole väga selge, aga tundub, et seal on kanad. Nii et koduloomadel oli siin köögitrepi juures täitsa vaba olemine ja seega kohe kindlasti meil siin mingi suuremat iluaeda ei näe siin selle trepiukse juures. Või majandushoovis üleüldse, kus loomad liikusid. Siin on siis teine pilt, 1895 oli rajatud või asutatud õunapuuaed, kus 100 puud on ja siin on näha, et on selgelt planeeritud, puud on reas istutatud, siin on marjapõõsad mõlemat poolt raja, mis kulgeb siis keskelt läbi aeda. Ja 1920-ndatel ja 30-ndatel sai kogu see talupidamine ja elamine uus hingamine, oli uus riik, uus elu, palju uusi talupidamajasi ja uued võimalused. Port on ütelnud 1930, kaunis kodus kasvavad kaunid lapsed ja sirguvad häädeks inimesteks. See pilt tasub nüüd jätta meelde. Kohe vaatame, kuidas siis kaunistati kodu 1930-ndatel. Ja juba sellel pildil on näha, et tee hargneb siin värava juures nii paremale kui vasakule ja on võimalik nagu mõisadeski sõita sinna talu häärpärimaja ette ja teha siis selline ringsõit siin hoovi sees. Ja näeme, et seal on hekid istutatud ja ilutaimed ka otse ees. Et natuke šnitti on võetud ikkagi mõisadest ka. 30-ndatel oli kodu kaunestamise kampaaniad ja kestsid mitmed aastaid, kus siis suure hooga ja induga talud läksid kaasa. Värviti laudvooder ja ehitatigi laudvooder palkmajadele. Tehti korda tarad, kuurid, panipaigad, aiad, eraldati õueosad, käimlad ja püstitati lipuvardaid, rajati iluaeda, viljapuuaeda ja köögiviljaaeda eraldati eraldi. Korrastati selle sissesõidutee, mis eelmisel slaidil oli ilusti näha see pilt, kui ilus see oli see sissesõit sinna talu juurde. Ja istutati ka tuulekaitse jaoks erinevad hekid, näiteks kuusehekid ja sirelihekid. Istutati ka puid ja ka puukoorid rajati sellel ajal. Eesti aja esimese iseseisvuse ajalni oli mitmed ka arhitektid, kes töötati välja talude jaoks sellised mudelid, mustermudelid ja kuidas oleks väga hea ja otstarbekas selle rajada, selle oma talu. Ja neid ka kasutati ja tänapäeval, kui külastada sel ajal ehitatud talusid, nii väga tihti on näha, et nad jälgivad üpris üks-ühele vahest erinevatele skeemidele, mis oli välja töötatud ja ilmunud siis erinevatesse ajakirjades 30-ndatel. Siin on näha majandushoov eraldatud maja ees olevast iluaiast ja maja taha siis meil on puuviljaaed. Aga kelder on siin selle pildi peal näha ja paremas nurgas, lauda otsas on isegi näha kugi ja see võib olla kompostiunnik, mis seal on näha, muidugi see võib olla ka sõnnikuunnik. Selle kodu kaunastamise kampaania eel ja ajal organiseerisid põllumajandusseltsid erinevad põllumajanduse näitused
ja seal siis anti ka auhinnad võitjatele ja see oli ka üks asi, mis innustas siis mitmed talupidajad osa võtta ja rajada ja teha oma kodu ja aiad korda. Siin selle tunnistusega on antud mee ja vaha eest. Siin on veel 2 tunnistused. Vasakut kätt on viljapuude eest ja paremat kätt on keeduviljade eest. Ja see oli muidugi auasi, kui selline auhind saadi ja asi, mida võis ripustada seinale. Kahjuks siis tuli sõda ja siis selle loomulikult katkesid kõik talude kaunistamisi ja kõik see suur indu, mis rahval oli, et teha elu paremaks. Ja paljud talud hüljati ja tühjadeks põles maha, hävitati ja rahvas samuti. Peale sõda 50ndatel ja 60ndatel rahvas harjutas ja leppis ära uue olukorraga, tekkisid maal palju aiandus- ja mesindusseltse. Ja siin on nüüd näha siis väiksema kodu aiaplaan koduaedade kujundamisest 1960. Nüüd ei ole enam nii suurejoonelised, vaid märksa väiksemates pindaladega tegeletakse. Keskel on kastmisveebassein 14 ja 15, siin on ka isegi veekogu ja pildi peal mul silm nüüd otse ei osu selle kaevule, küllap see kaev pidi ka kusagil siin olema ja võib-olla kaev oligi kastmisveebasseini juures. Uued elemendid on tulnud aiaplaanidesse, siin on terrassid ja on asteplaadid paigutatud, aga endiselt siis ikkagi tarbeaed on siin maja taga ja maja ees on eesaed. Leiame ploomipuud, kirsipuud, õunapuud, marjapõõsad, kompostihunnik, et kõik needsamad asjad. Ilupuud on tulnud, siin on mägimänd mainitud ja ilupõõsad ja iluhekid. Muidugi lilled ja vääntaimed, isegi lindude joomiskoht on siin planeeritud. 1970ndatel ja 80ndatel rajati palju suvilarajoonidesse ja rahvast käis ka reisi peal Nõukogude alal lõunapoolsemates kohtades ja sealt tuli nii mõndagi taim, nii seemned kui ka sibulad toodi Eestisse. Valkjas hiidhüasint tegelikult ei ole pärit Nõukogude Liidu aladelt, vaid Lõuna-Aafrikast, aga ka see taim hakkas levima 1970ndatel ja 80ndatel aedades. Toodi ka näiteks sibulat, kui käidi Lõuna-Venemaal või kaugemates maades lõunas, nii toodi kaasas. 1990ndatel ja sellest edasi siia uuemate aega tulid taimete ja seemnete import, mis laienes väga jõudsalt. Oli ilusad pakendid, ilusate värviliste pildidega, postkasti jagati ohtralt seemnekataloogid ja rahvas tellis. Need taimed ja seemned ja see ilu, mis oli näha nendel ilusate piltide peal, ikka ei välja kukkunud alati nii, nagu loodeti. Taimed ei olnud harjunud meie kliimavööndidega ja väga paljud ei elanud talve üle ja hübriidtaimed tulid ka ja seega ei saanud samal viisil nagu vanasti seemned ise võtta ja kasvatada need uuesti järgmisel aastal. Kui sind huvitab aia ajalugu
siis soovitan Eesti aia ajalugu raamat Anneli Banneri poolt kirjutatud 2009 ja Hea Lugu on selle välja andnud.